Peatükk 8, mis räägib sellest, kuidas meil päkapikud käivad. Päkapikud käivad meil talviti, jõulude ajal. Siililegi selge, on siis keegi suvel päkapikke näinud. No ja õigust öelda, ei ole mina neid näinud ka talvel, aga mis sest. Kui ikka kõik meie rühma lapsed just jõulukuu alguses rääkima hakkavad, et mida päkapikk kellelegi toonud on, ei saa ju kahtlust olla, et nad mõne lapse juures suviti käiksid. Suviti pole ju lundki. Ja kui jäätise pulga suurustes suuskades, millega päkapikud Lapimaalt meile saabuvad, pole minu meelest midagi imelikku, siis peopesa suurust jalgratast, millega nad suvel võiksid sõita, ma endale küll ette ei kujuta. Päkapikud on ju nii tillukesed. Isegi meie 2,5-kolmene Joonas oleks nende kõrval hiiglane. Meie päkapiku nimi on Toits. Ja mina olen temaga tuttav juba mitu head aastat. Ja nagu ikka, hakkasin ma ka viimati Toitsi ootama juba jupp aega enne jõulukuu algust. Küsisin emalt igal õhtul, mitu päeva on veel jäänud ja kas ei võiks sussi proovi pärast juba aknalaua peale panna. Isa aga näitas mulle gloobuselt, kus kandis päkapikud umbes elavad ja see tegi mind rõõmsaks, sest ma märkasin, et meie juurde on neil mööda maakera ainult allamäge liuelda. Nii ei väsita väiksekesed ennast pika suusasõiduga ära. Viimaks jõudiski jõulukuu kätte. 1. detsembri hommikul juhtusime isaga kahekesi kodus olema. Ema ja Joonas olid sõitnud Peedule ahje kütma, sest vanaema ja vanaisa olid omakorda sõitnud Pärnusse sanatooriumi. Eelmisel õhtul olin ma sussi ilusti aknalauale sättinud. Olin talle ühe puuhalugi alla pannud, et suss ikka selgelt üle aknaraami õue ära paistaks. Ja ka oma väikse taskulambi olin sussi juurde põlema jätnud. Nii nägi mu aken öö läbi välja nagu mõni kaubamaja vitriin ja polnud karta, et Toitsil mu tühi suss märkamata jääks. Aga hommikul, kui ma ärgates pidžaama veel aknale ruttasin, oli suss minu suureks kurvastuseks tühi, mis tühi. Sama tühi kui eelmisel õhtul. Ma oleksin peaaegu nutma hakanud. Võib-olla hakkasingi, ma enam hästi ei mäleta. Läksin isa juurde, kes alles voodis ringutas ja ütlesin õnnetult. Toits on mu ära unustanud. Ei surnud. Mul ei ole enam päkapikku. Nüüd, kui isa mul ruttu ümber kinni võttis ja mind kallistas, hakkasin ma juba kindlasti nutma. Ja tõesõna, isegi praegu, kui ma sulle kirjutan ja oma suurt kurbust meenutan, tükivad mulle pisarad silma. Isa hakkas mind kiiresti lohutama ja ütles, et on kindel, et Toits pole ei surnud ega mind unustanud. Ja et tema tulemata jäämisele leidub tingimata mingisugune seletus. Aga mina nutsin edasi, ta on surnud, jääkaru lõi ta käpaga maha ja sõi ära. Olin ühest loomafilmist näinud, et just nii jääkarud oma saagiga teevad. Ole ikka, rahustas mind isa. Või nüüd jääkaru Toitsisugust habemesse kasvanud pusa tahab. Kas sa sussi ikka panid aknale? Tule näita. Ja me läksime lastetuppa kardina taha ning ma näitasin isale, missuguse kena vitriini ma olin Toitsi vastuvõtuks üles seadnud. Selge pilt hüüdis nüüd isa. Päkapikud ju kardavad valgust. See lamp siin on küll täitsa ülearun asi. Ime, et tal patareid veel tühjaks pole saanud. Aga ma kartsin, et Toits muidu ei näe. Nuuksusin ma tasa. Ära seda küll karda, kullak, ütles isa. Minu teada on päkapikud nagu mutid. Nemad näevad pimedas kõige paremini. Niisugune ere valgus hoopis hirmutab neid. Isa jutu peale jätsin ma nutu, aga olin ikkagi terve päeva ärevil. Lasteaias selgus, et päkapikud olid käinud juba kõigil, isegi Oliveril, kes on hirmus riiukukk ja lööb isegi tüdrukuid ja kasvatajaid ja remondimees Alarit. Õhtul jõudsid Peedult tagasi ka ema ja Joonas ja ka neile rääkisin ma oma hommikusest murest. Ja ka nemad arvasid, et küllap see taskulamp oli, mis Toitsi mu sussist eemal hoidis. Õigemini arvas seda ainult tema. Joonas on alles tobuke ega tea päkapikkude silmanägemisest midagi. Ja pealegi oli temal Peedul päkapikk juba käinud. Sel õhtul ma niisiis taskulampi enam aknale ei pannud. Ja kujuta ette, Toits tuligi.
Hoppadi. Veskis käisin, hallo, keene. Kussa käisit, soppi, keene. Veskis käisin, nyt läsin luuva, hallo, keene. Liimiskäisin, soppi, keene. Oho, käälliskäisin,